Läks. 5. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev, mille käigus uurisime õpetajatelt paar küsimust. 5. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev, mille käigus küsitlesime tunnustasus... 5. oktoobril toimus meie koolis õpetajate päev, mille käigus küsisime õpetajatelt. 5. oktoobril tähistasime Rocca al Mare koolis õpetajate päeva, mille raames küsitlesime tunnustatud õpetajaid ning tegime intervjuu ka 1. klassi õpilastega. Tunnustus on iseenesest ju väga meeldiv, aga see olulisus ikkagi on... Tähtis on see, et ma olen oma laste jaoks olemas, see on hästi oluline. Nemad on seda märganud, et nende jaoks nemad on tunnustanud seda. See on see, mis vahe. Minule tähendab see väga palju. Kõlab trafaretselt, aga see oli ääretult liigutav ja ootamatu. Ja ma siiamaani kogun ennast, et selle üle mõelda, kuidas oli võimalik seda kõike ette valmistada nii, et ma ei aimanud. Ja mina ometigi riidlesin oma õpilastega, et nad hilinevad tundi ja panin hilinemised ja nad pidasid vastu. Järelikult võib nendega lausa luurele minna. Väga palju. See oli väga ootamatu, aga ma olen väga tänulik kõikidele. See tunnustus tähendab mulle väga palju. Nii nagu ma tunnustust kätte saades ka täna ütlesin, et mõni hetk on elus ilus, aga mõni lausa väga-väga ilus. Ütleme siis niimoodi, et kui mõni teine ütleks selle peale, et jah, ma olen siin koolis juba 18 aastat õpetaja olnud ja oma elust üldse natukene rohkem, et siis aega läks, aga järelikult asja sai. See esiteks hästi üllatas mind ja see tähendab väga palju, sellepärast, et võib-olla see nimetamine on üks asi, aga kuulata seda, mida sinu õpilased sulle ütlevad, et selles on see palk ja kõik see hea ja parem, mis õpetajaks olemisega kaasas käib. Väga palju tähendas. Eelkõige ikka inimene olla. Et ausus. Nii kui hakkad valetama, oled libedal teel ja sind nähakse läbi ja sind ei saa tõsiselt võtta. Inimlikkus. Sest õpetaja eeskätt töötab inimestega ja seejärel või siis võib ka nii öelda, et õpetaja vahendiks on aine. Mina leian, et klišeena kõlab küll, aga õpetajaks sünnitakse, selleks ei saada. Õpetajaks küll ka õpitakse, jah, aga see õppimine ei tule mitte ülikooli käigus, vaid see õppimine tuleb kogemuste käigus, nii nagu kõikide teiste elualadega. Et selle koha pealt, jah, õpetajaks olemine on kunst. Ma arvan, et õpetaja peab olema aus ja õpetaja peab olema lugupidav õpilaste suhtes. Ja sealvas. Lihtsalt oleks. Mulle meeldib väga midagi ikkagi ise teha, et küllap ma siis toimetaksin siis mingisuguses sellises valdkonnas. No eeldatavasti ma vist väga kaugele ikkagi muusikast ei läheks. Et muusikaga on mu elu olnud praktiliselt sündimisest saati seotud. Ja no me tea, võib-olla siis oleksin jätkanud kas oma ema või isa jalajälgedes. Soovisin küll ka õppida teatrikunsti isa järgi ja ooperilauljaks ema järgi, aga millegipärast järelikult on siiski see, mida ma armastan ka, et oma teadmisi teistega jagada, mind sellele elualale kinnitanud ja ma olen sellega tegelikult rahul. Ma olen kusjuures ju töötanud toimetajana ja muuseumitöötajana ja ma olen töötanud oma õppetooli juures sekretärina. Ma neid töid enam ei teeks pärast õpetajaks olemist.
ja ma edasi ei ole mõelnud, mul on mõnikord tunne, et äkki ma ei oskagi enam midagi muud teha. Avatust, sõbralikkust, valmisolekut, kõike kaasa teha, kohal olla. Tegelikult ka ausust. Minu jaoks on see väga oluline väärtus. Ausus. Ja mulle väga meeldib see, kui õpilane ja üldse iga inimene ei anna alla, kui ta ebaõnnestub. Et närib edasi ja lööb selja sirgu. No ükskõik isegi, kui nutab vahepeal, aga siis teeb edasi. Huvitatust ja tahet. Ja see õpiprotsess on vastastikune. Ja kui õpilane vähegi näitab oma huvi ja kuidagi seal paistab ka tema panus välja, siis sütitab ikkagi väga õpetajat. Nii et me mõlemad tahet endale nii-öelda teadmisi lisaks saada ja oskusi. Sellepärast, et kõik algab sellest, kõik algab tahtmisest. Kui seda ei ole, siis ükski õpetaja ei suuda teha mitte midagi. Ma hindan õpilaste juures ka ausust ja siirust kõige rohkem, et ma olen aru saanud, et üks vihastav õpilane on tegelikult õpetaja jaoks väga suur abi, aga samamoodi õpilane, kes tuleb ja hästi ütleb. Aga ausust ja siirust. Ma arvan, et õpilased võivad olla vihased, nördinud ja rõõmsad ja eufoorilised. Kõike seda võib olla ja peab olema. Ma enda poolt tahaksin öelda, et teie õpilased oletegi need, kes on suur osa minu sellest tunnustusest. Kui oleks teid ja oleks mind siin koolis ja vastupidi. Lõpetan siis nii, nagu alustasin, et usu imedesse. Ja see ime tuleb alati ise enda seest. Jah, et kõik, mida sa teed iga päev, kõik, mida sa tegemata jätad, kõik see loob sind. Ole valvas. Seda on peale panna. No ikka seda, et ise endid märkaksite, et kes siis veel, kui need inimesed, kes on su ümber iga päev, et kui neid ei märka, siis sealt tulevad need haiget tegemised. Aga kui meile haiget tehakse, siis pole kellelgi hea olla. Aga kui märgata üksteist, tunnustada, et see on lõpptulemus nagu kõigil hea olla. Ja kindlasti oleks kindlasti päris palju, aga te olete kõik igaüks iseenese õpetajad. Teid ei õpeta peale iseenda mitte keegi. Ja teie õpetajad võidakse küll juhendada, aga samas ütlen, et ilma töö tegemiseta ei tule mitte midagi. Seda olen enda elu jooksul õppinud. Nii et pange tähele, tee tööd, muidu tuleb armastus. Kõige parem. Kristel. Milline ta on? Tore. Meil on pesatunnid ja peaaegu igas pesatunnis me saame temaga tahvelarvutites töötada. Kristel. Milline ta on? Tähendab Liina. Ta on hästi lahke, ta ei kurjusta kunagi. Lahke. Selline, et ta ei pahane ja ta ei kurjusta meiega. Abivalmis ja et kui me vajame abi, siis ta kohe tuleb ja aitab. Ja hea tahtlik. Tore. Et oleks hea, lahke. Tanel Padar. Tanel Padar. Ei tea, Tanel Padar. Miks Tanel Padar? Ta on väga kuulus laulja. No, sest et ma ei tea, ta on äge. Hea laulja. Ei, minu jaoks on ikka Charlie Puth või Justin Bieber sellised
Ameerikas liigas. ja õpetaja? Karl-Erik Taukar. Karl-Erik Taukar. Miks tema? Sellepärast, et mulle meeldivad ta lood ja lihtsalt, sest ta on tore. Keter Jaani. Miks tema? Sest, et meile meeldivad ta laulud. Ei tohi kuhjustada ja ei tohi keelata ja nagu ei tohi kahjuda ja ei tohi kuri olla. Ja ta ei tohi liiga lahke ka olla. Miks õpetaja ei tohi liiga lahke olla? Sest muidu ta hellitab teid ära ja siis muidu ta hellitab lapsed ära ja lapsed ei saa midagi taha. Karjuda. Ole alla. Karjuda. Hästi palju karjuda. Kurjustada. Sest kuna õpetajaid on üks, aga lapsi on hästi palju. Kaspar, mis sina arvad? Sama. Sest ta peab kõiki lapsi kogu aeg õpetama. Ja keelama. Keelama. See peab kogu aeg. Sest lapsi on nii palju ja õpetajad on ainult üks. Sellepärast peab, sest paljud lapsed on sellised, et nad ei kuule õpetaja sõna ja õpetaja peab neid mitu korda keelama. Ja õpetajad ainult üks, aga lapsi on väga palju. Naised on lahked. Naised on lahkemad? Jaa. Kas mehed ei ole lahked? On, aga naised on lahkemad ikkagi. Naised. Miks naised? Sest nad ei ole nii koded nagu mehed. ja miks sulle meeldivad mehed rohkem, Kaspar? Ma tean, miks talle meeldivad mehed. Miks talle meeldivad? Kuna ta on ise poiss. Miks nais? Nad on lahkemad. Mehed äkki. Ükskõik. Ükskõik.